uuendasime EIS-i ja me räägime sellest kohe lähemalt, ma jagan esitlust. Nii et palun, Helal. Ja, aitäh ja tere ka minu poolt uuesti. Ja muidugi head jätkuvad ka. Aga nagu Hele juba ütles, siis eelmise aasta lõpp oli meil väga asjalik ja toimetkas EIS-i poole pealt. Enne seda oli väga mitu kuud, kui me seda uut versiooni juurutasime ja ise oma maja sees testisime. Aasta lõpus siis, kui oli koolivaheaeg, siis me leidsime, et on parim hetk tuua ta ka avalikkuse ja kõigi teie ette. Ja mis me siis tegime? Esiteks me muutsime oma majutuspartnerit, et kui me ennem olime Haridus- ja Teadusministeeriumi taristu ja serverite peal ja sõltusime endast, siis nüüdsest me oleme kolinud riigipilve ja pilv on selles mõttes meie jaoks parim lahendus, et EIS on oma olemuselt selline süsteem, kus ühel hetkel on eksam ja on tuhanded õpilased ka ühel ja samal ajal eksamit sooritamas. Teisel hetkel on tavapärane koolipäev ja nii suurt külastajate arvu ühel ajahetkel ei ole. Ja riigipilv siis, või ütleme pilvetehnoloogia laiemalt, annab meile selle võimaluse, et me saame paindlikult seda alusressurssi, mis EIS-i käitab, saame muuta vastavalt siis sellele, kui palju me teame, et kasutajaid tuleb. Ja kasutajate arvu ja eksamipäevasid me ometigi ju teame. Ehk siis uus EIS-i versioon on nüüd mõned päevad teie ees olnud. Mina räägin natuke sellest, mis seal nagu taustal toimus, Hele siis näitab seda, mis kasutajaliideses näha ja uuendatud on. Aga seal taustal on siis meil väga paljude uuenduste ja väga paljude parendustega uus arhitektuur, mis tähendab seda, et EIS oma olemuselt talub koormust paremini. Lisaks sellele, et on ta uue taristu peal, on ka see süsteem ise oluliselt efektiivsem. Eraldatud protsessid tähendabki seda, et kui ennem oli selline lineaarne protsess, et õpilane midagi vajutas ja siis tagataustal me salvestasime vastuseid ja mõnel juhul ka näiteks arvutasime tulemusi kohe kokku, siis taustategevused võisid mõjutada ka testi sooritajatel lehtede vahel liikumist ja seda lehe üldist kiirust ja avanemist. Siis täna on need protsessid viidud taha taustale eraldi konteineritesse. Nad töötavad küll paralleelselt, aga üksteisest sõltumatult. Ehk siis kasutaja ei taju enam seda, kui meil ka tagataustal mingi suurem protsess käima läheb. Ja uus kasutajaliides. Ise oleme kindlad, et see on kasutajasõbralikum, mugavam ja parem. Ja muidugi ka oluliselt kaasaegsem kui meie eelmine versioon oli. Ja lisaks sellele, et kui ennem oli meil edu.ee domeenis ja aadressil EIS, siis nüüd on ta Harno alamdomeenina, ehk siis uus aadress on eis.harno.ee. Loodetavasti olete juba oma majades uuendanud bookmarkid ja lemmikud ära. Kui veel ei ole, siis julgustan seda kindlasti tegema, et vana domeen küll näitab ka täpselt seda sama aadressi ja julgustab seda tegema, aga see on üks klikk teil alati siis rohkem, ja õpilastel ka, et seda ei ole mõtet teha. Et uus aadress kindlasti salvestage siis endal ära. Sedasi. Ja nagu ütlesin, siis Hele näitab siis nagu päriselt seda kasutajaliidese poolt, mis seal uuendatud on. Siis kui me nüüd räägime tulevastest e-katseeksamitest, siis korra käin üle veel need seadmed ja tarkvara, mis on sooritamiseks vajalikud. Siin nüüd ülemäära midagi uut ei ole, aga ikkagi kordame üle, siis on teada.
Kui on mingeid küsimusi või täpsustusi, siis kohe võib käe püsti panna ja vastame. Siis edasi, et mis vaja on? Tavaline tegelikult arvuti, mida kasutate kogu aeg oma õppetöödes. Oluline on see, et ta on vooluvõrgus, kui on laptopid, siis aku saab tühjaks. Aga oluline on siis see, et tal oleks kaabliga see vool küljes ja kaabliga internet ka. Et siis on kindlam, et on see internetiühendusega kõik korras. Arvutist veel, et minimaalselt võiks olla ikkagi 4 tuuma ja 8 gigabaiti mälu. See tagab selle, et arvutil endal on seda arvutuskiirust ja ta suudab seda internetilehte näidata välja. Juhtmega kiire klaviatuur, sülearvuti klaviatuur on ka okei. Siis juhtmega kõrvaklapid ja mikrofon ja mis on uuendusena veel uues versioonis on see, et meil on viidud osad videod Vimeo platvormile. Et kui on tehtud võrguseadistused koolides näiteks, et on keelatud millegipärast Vimeo nii-öelda käitamine koolivõrgust, siis see tuleb ka kindlasti lubatuks panna. Ja Windows või Mac ja Google Chrome ja Mozilla Firefox on need brauserid, mida kõikvõimalike tõrgete ennetamiseks ja välistamiseks palume kasutada. Need oleme ise ära testinud ja seal toimib. Siis on ilmselt kõigile tuttav SafeExam brauser. See on vaja arvutisse paigaldada eelnevalt. Ja Excel või siis LibreOffice on ka siis tabelarvutusprogrammidena matemaatikas näiteks vajalikud. Sisselogimiseks, kui ei ole õpilasel mobiili-ID-d või siis Smart-ID-d, siis kindlasti ID-kaardi lugeja ja loomulikult ka tarkvara selle kasutamiseks. Ja kõikvõimalikud tarkvarauuendused ka, mis arvutites on vajalik teha, olge head, tehke ära enne eksamipäeva. Oluline on seda siis sellepärast, et eksamipäeval ei oleks arvutitel mingisuguseid uuendamisi ja ei teki sellega tõrget, et mingid tarkvarauuendused ei lähe näiteks peale või tekib mingisuguseid tõrkeid sellega. Siis on kasutajakonto võiks olla ikkagi üldine, mitte siis õpilase isiklik ja jälgida kindlasti seda, et arvutid ei läheks unerežiimi. Siis on kindel, et nad välja ei logi. Ja siis täpsemad tegelikult need nõuded tulevad Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt teile nüüd e-mailiga ja eesmärk on siis seda, et me küsime ja teie saate ütelda, et teil on olemas kõik need või kas või üle kontrollida, kui te ise kohe ei tea, et kas teil on olemas kõik need vajalikud vahendid ja tarkvarad. Aga selle kohta siis lähipäevil tuleb ministeeriumist kiri. Ja seal on, ütleme, 10 päeva on selle vastamiseks, et mida varem seda parem, niimoodi me saame kohe info kätte ja saame vajadusel siis anda soovitusi, kuidas mingisuguseid kitsaskohti, mis sealt välja tulevad, saab maandada. Sedasi, ja see lause siis ka veel siia igaks juhuks juurde, et meie poolt tuleb kindlasti ka selline lihtsam või ütleme rohkem IT-inimestele suunatud siis teste-eksam, et saate ka proovida oma näpuga, kas ei samaneb, kas sisselogimine töötab, kas audio- ja videofailid toimivad. Et see on päris see test, mis õpilastele läheb, aga natukene lihtsustatud ja nii-öelda kiirem läbida, et saab läbi klõpsida. Nii, minu poolt on üldjoontes kõik. Aitäh, ma võtan sõna üle. Uuenenud EIS uuenes suuremas osas kardina taga, ehk siis tegelikult see, mida te näete, on ka isegi väiksem osa see erinevus, mis on EIS-is siis toimunud. Aga mõned asjad torkavad silma, lisaks veel sellele visuaalile. Et sisselogimise
need tingimused on natuke laienenud ja natuke täpsemaks läinud, et sisse saab logida siis lisaks isikukoodile ka sellise e-posti aadressiga, mis on teil EIS-is olemas. Siis on muutunud rollijaotus, sellest ma räägin natuke nüüd täpsemalt, ma näitan ka. Siis on muutunud õpetaja töölaud ja õpetaja töölaua kaudu jagatavate testide tingimused on muutunud, neid tingimusi on suurem hulk ja te saate ise koolis õppetöö raames tehtavatel testidel saate rohkem võimalusi siis panna peale, et kuidas, millistel tingimustel ja kes saavad seda testi teha. Siis ülesannete loomise ja jagamisega on muudatused ja tsentraalsete testide korraldajatele esialgu selliseid nähtavaid muudatusi ei ole, aga me nüüd esimese lähima kuu jooksul tulevad, aga nii et enne kui märtsikuu kõik asjad hakkavad pihta, siis oleme selle infoga laiali jaganud ja teile edasi andnud ja täpselt näpuga saate järgi ajada, kuidas need asjad siis toimuvad. Ma lõpetan slaidi esituse jagamise ja jagan hoopis oma ekraani ja EIS-i. Niisiis, kui siit sisse logida, siis on nagu näha, et kui enne siin oli ainult isikukood, siis nüüd saab sisse logida ka e-posti aadressiga. Aga need Tara võimalused sobivad ikka ja ma login sisse ja siis te näete, mida ma näen. Niisiis. Esimene asi, mis siin kohe silma torkab, on see, et siin vasakul pool on palju siniseid nuppe. Mõnel on palju, mõnel on vähem. Ja need on siis need erinevad rollinupud, mida sai vanasti vahetada siin oma nime kõrval, aga nüüd siin nime kõrval saab samamoodi vahetada, aga lisaks on peale sisse logimist, kui avaleht on, siis saab siit kohe valida selle õige rolli. Kuidas need rollid on nüüd muutunud? Ära on kadunud avalik vaade, et kui muidu oli, et õpilane pidi siit valima või teie siis, kui tahtsite testisooritaja olla, valisite siit katsekooli avalik vaade, siis nüüd on testisooritaja ja siin olen ma siis õpilasena sees. Ma saan vaadata neid avalikke ülesandeid, nagu varem ma saan ennast testidele registreerida. Nüüd sooritamise asemel on testid, ja siit lähevad sooritamised ja siin on muud minu tulemused ja siis muud need funktsionaalsused, mis olid ka varem, et selles mõttes ei ole midagi muutunud. Nüüd on need koolid, kui mina olen siis mingis koolis administraator või pedagoog või koolijuht, siis on need siin nagu näha, et minul on siis 2 kooli, on katsekool ja Haridus-Noorteamet, et ma saan siis nagu neid koole nagu vahetada. Siis eraldi on välja toodud sellised rollid nagu hindaja. Ma praegu valisin siin, et ma olen õppeasutuses katsekool ja kui ma siit võtan hindamine, siis siia tsentraalsed testid enam ei tule. Et siit oma kooli õpetajana tegutsedes ma pääsen ainult siis kas enda korraldatud teste hindama või oma kolleegi poolt mulle hindamiseks suunatud teste hindama. Tsentraalsete testidega, see tähendab tasemetööd ja katseeksamid ja ühesõnaga need e-testid, mis on, ma pean valima rolli, kus on hindaja. Siin võib olla muid rolle ka peal, siin võib olla hindaja, siin võib olla lisaks pedagoog, kes ei ole seotud ühegi kooliga, siin võib olla koolipsühholoog ja siin on logopeed. Ja need on sellised rollid, mis ei ole seotud ühegi õppeasutusega. Sest näiteks
kui ma olen tsentraalse testi hindaja, siis tegelikult ma ei pea olema selle kooli õpetaja. Mulle suunatakse ju need tööd hindamiseks lihtsalt koodi järgi. Aga see puudutab ka siis, kui teie määrate oma kooli õpetaja mingit tasemetööd hindama, siis tema valib siit hindaja ja saab siit, juba tuleb tsentraalsed testid ja kõik muu on samamoodi nagu vanasti. Nii et nüüd me saame siis ka, ütleme, õpetaja töölauda anda kasutada nendele inimestele, kes ei ole kuskil koolis EHIS-es nagu pedagoogid ja nemad saavad kasutada seda töölauda nagu teised. Nüüd ma lähen uuesti siia katsekooli, jälle minu töölaud. Ja nüüd on see töölaud on ka muutunud, kui siin enne oli 3 jaotist, siis nüüd on 2 jaotist, see rühmad on siit paremalt vasakule liikunud, aga see on iseenesest selline väike muudatus. Suurem muudatus on see, et siin on siis need minu testid. Need on vanad iseseisvad tööd, uues töölauas on iseseisvad tööd ära kadunud. Et kui te nüüd mäletate, siis olid need sellised komplektid ülesannetest, mida õpilane sai ühes portsus koos teha ja ta sai seda teha nii palju kordi, kuni siis see lõpptulemus oli piisavalt hea, et ma ei tea, 100% või 90%, ühesõnaga ta sai lihtsalt muudkui teha ja teha ja teha. Ja need avanevad siis siit loetelust, kõik need iseseisvad tööd ja testid, mis on tehtud. Ja teine suurem muudatus on seotud, ma võtan siit mingisuguse testi, näiteks 1. klassi pädevustesti ja ma teen nüüd nimekirja siia testile. Siis enne oli siin, et EHIS-est, nüüd on klassist, aga ma loodan, et see on arusaadav. Aga suurem muudatus on siin, lisa uus nimekiri. Et nimekirja loomisel vaikimisi tuleb siis kas nimekiri 1 või 2 või 3. Soovitame jätkuvalt, et nimekirja nimetus peegeldaks täpsemalt, et kes seal nimekirjas on, näiteks 6A klass 2025. Aga võimalik on sooritada testi lingiga ilma testile registreerimata. Näiteks leiate sobiva testi, mida teie õpilased võiksid teha ja siia ilmub siis selle testi URL, kui siin on õpilased juba olemas. Ja te saate sedasama testi URL-i, saate õpilastele jagada siis EIS-i-väliselt, e-koolis, stuudiumis ja õpilased ilmuvad siia juba ise. Siis saate seesama arvutite registreerimine nõutab, saate kindlustada, et kõik saavad testi sooritada klassist, täpselt niimoodi, nagu me oleme teinud katseeksameid näiteks. Siis need välistavad 2 ülemist, välistavad 11, ehk siis kui on lingiga, siis ei saa arvutitega registreerida. Siis võib anda ette aja, millal õpilane peab kindlasti alustama ja siis ei peagi andma luba alustada, ta lihtsalt sellel ajavahemikul saab testi alustada ja määrata ära ka, millal on lõpp. Ja siis muudatus on veel see, et kõiki teste saab, mis on antud pedagoogidele kasutamiseks, saab lahendada korduvalt. Enne me pidime selle eraldi sisse ära märkima ja lisaks on veel selline tingimus, et te saate nimekirjas sees märkida, kui te märgite selle veel korduvaks, siis saab õpilane seda niimoodi korduvalt teha, et ei pea teda uude nimekirja lisama, vaid et ta lihtsalt lõpetab, tal tekib see nupp proovi uuesti ja siis saab teha seda nii palju kordi, kui soovib. Nüüd tsentraalsete testide korraldajale esialgu nähtavaid muudatusi ei ole. On jätkuvalt, et kui näiteks keegi on suulise osa intervjueerija, siis siia ilmub see intervjueerimise menüünupp sellisel juhul, kui ta saab intervjueerida seda, et näiteks
kui see kuupäev on kätte jõudnud. Aga see osa siin iseenesest on suhteliselt sarnane sellega, mis oli varem. Ma vist rääkisin tegin kiire ülevaate ära, et mis on. Ja siis see Helari välja toodud näidistest IT-spetsialistidele ongi siis meil plaanis nüüd selle kuu jooksul teile saata või kasutatavaks teha. Ja see on, kui enne katseeksameid on siis need näidistestid, millega õpilased saavad kontrollida, et saavad veenduda, et millised need eksamid hakkavad olema, et testide läbiviijad teavad, kuidas toimetada, aga enne seda saavad siis koolide IT-spetsialistid nagu kontrollida, kas need seadmed, millest plaanitakse näidistesti hakata tegema, kas need sobivad siis või mitte. Nii et minu poolt on kõik. Aitäh, Helari, aitäh, Hele. Aga meil on tulnud mõned küsimused siia chatti ka. Et kõigepealt, kas arvuti ja üldse kutsun üles, et kui osalejatel on praegu veel küsimusi EIS-i kohta, et siis kirjutage Grabinal chatti, et saame siis, meil on pisut aega, et saame nendele võib-olla siis kohapeal vastata. Aga kõigepealt, et kas arvutid on vaja eelnevalt registreerida ja kui palju varem on seda võimalik teha? Ja arvuteid saab registreerida, see registreering kehtib minu teada praeguse seisuga oli vist 14 tundi, et väga palju varem ei saa teha seda. Okei. Kas koolijuht peab need rollid aktiveerima uuesti või kui ma ennem olin administraator, siis see kandus uude EIS-i automaatselt üle? Ja need kanduvad üle, kõik rollid, mis olid, kehtivad, kui nende tähtaeg ei ole läbi saanud, ehk siis kui kellelgi on kooli juures kas pedagooli või ei tea, plankide haldaja või siis administraatori rollile on tähtaeg läbi, nagu 1. jaanuaril meie majas päris paljudel juhtus, et katsekooli pedagoogi roll sai läbi, siis seda on vaja uuesti panna, aga muud ikka kehtivad edasi. Seega soovitame lihtsalt igal ühel kontrollida, et mis see tähtaeg nende rollil on. Kas kool saab importida EIS-i õpilaste e-posti aadresse? Ma ei tea, ma ei ole proovinud, aga ma näen, et Urmas on küsija, et ma uurin selle. See on päris hea küsimus. Uurid välja. Kas juba praegu peaks saama oma rolli EIS-is valida? Proovisin ja ei saanud. Sain vahetada ainult kooli oma testsooritaja vastu. Ja, aga milliseid rolle kasutajal peaks veel olema seal? Kui rohkem rolle ei olegi, oledki koolis õpetaja või siis testi sooritaja, siis need ongi, tavaliselt ongi need kaks, et õpetaja rollis, see tähendab, et kui on see kooli nimetus, siis sealt on õpetaja töölaud avaneb ja saabki kõiki asju teha, mida varem. Et kui on midagi, mida teha ei saa, aga varem sai, siis peab saama. Aga Hele, äkki sa paned siia chatti ühe e-posti aadressi, kuhu siis kasutajad saaksid kirjutada, kui neil on mingi mure selle uue EIS-iga ja midagi neil seal tõrgub, et kuidas või mis kaudu nad saaksid siis teiega ühendust võtta? Ma tegelikult olin valmis ja hakkasin juba chatti kirjutama enda e-posti aadressi. Tegelikult on meil veel parem kanal. EIS-is on nimelt all servas on selline link nagu küsimused ja ettepanekud. Ja selle kaudu mina julgustan, et teie saadaksite meile oma märkamisi, muresid ja küsimusi. Ja miks on see kanal hea? Esiteks ta valib kohe EIS-i kasutajatoe, läheb EIS-i kasutajatoe meili postkasti, aga lisaks sellele jääb selle kirja külge ka selle lehe URL, kus kasutaja oli, kui tal see tähelepanek või mure nagu tekkis. Nii et me saame kohe täpsema info, et kas ta oli siis, ma ei tea, testi läbiviimise juures, proovis ta mingit testi lahendada või midagi korraldada. Nii et mina julgustan siis lehe all olevat
küsimuste ja ettepanekute linki kasutama või siis eisharno.ee. Aitäh! Praegu rohkem küsimusi ei ole chati tulnud, et igal juhul ja Heler. Kuna siin on nii palju EIS-i huvilisi koos, siis ma kasutan juhust ja ütlen paar sõna veel e-katseeksamite kohta ka, mis siin nüüd kevadel toimuma saavad. Et eile saatsime siis EHIS-es olevatele meiliadressitele välja esmase infokirja seoses e-katseeksamitega ja muuhulgas reklaamisime kirjas välja ka 29. jaanuaril toimuva e-katseeksamite infokirja või tähendab infoseminari, mille osalemise lingi leiate siis samuti kirjast. Ja kui kiri ei ole mingil põhjusel teieni jõudnud, siis andke endast kindlasti märku eksamid@harno.ee ja ongi minu poolt kõik. Kohtume juba veebiseminaril. Aitäh! Aga kui kellelgi tekib nüüd veel küsimusi, et siis kindlasti võtke minu heade Harno kolleegidega ühendust ja nad vastavad teile hea meelega. Enne kui me läheme SAIS-i juurde, on mul SAIS-i teemal ka üks üleskutse. Et esiteks me täname kõiki teid, kes te olete SAIS-i testkeskkonda juba omale kasutaja lasknud luua. See käib siis läbi koolijuhi avalduse. Aga kui on siin meie hulgas neid, kes ei ole seda veel teinud, plaanivad seda teha, et siis me julgustame võimalikult kiiresti seda kasutajakontot looma, sest need samamoodi lähevad siis hiljem nii-öelda sellesse päris keskkonda või tootekeskkonda automaatselt kasutajatena üle ja te saate alates jaanuari teisest poolest siis hakata seal oma konkursse seadistama. Et ma panen samamoodi siia chati info, et kuidas seda kasutajat seal SAIS-is kõige parem on endale tekitada läbi koolijuhi avalduse ja siis annan ühtlasi sõna Tiinale, kes siis võtab nüüd SAIS-i teema üle. Nii, tänan Elo. Kuidas kuuldavus on endiselt talutav? Siis on hästi. Mina kavatsesin täna alustada ka propagandaga just selle sama jutuga, et palun testige nii palju kui võimalik ja andke meile teada kõigest, mis teil tekitab probleeme. Sest on selliseid asju, mida ei olegi, mida ei saagi SAIS-is teha, aga on väga palju, ütleme, kasutajate tagasiside näitab seda, et on ka päris palju neid nüansse, kus ei leita ülesse või ei osata seadistada. Ja meie need seminarid ongi nüüd eelkõige mõeldud selleks, et aidata teid järje peale, aidata kaasa, vastata nendele küsimustele, mis teil testimise käigus on tekkinud. Tänaseks minul ilusat uhket presentatsiooni ei ole, aga olen aru saanud, et kõige rohkem küsimusi on tulnud katsete seadistamise kohta. Seega ma võtaksin alustuseks kiirelt läbi katsete seadistamise põhiolemuse ja siis juba samaaegselt võib kirjutada chati küsimusi, aga peale seda, kui ma oma kiire ülevaate olen ära teinud, siis oleks väga kena, kui te saaksite otse küsida, jagada oma kogemusi ja küsida oma konkreetsete probleemide kohta. Sest sageli on see, et mitmel koolil on üks ja sama probleem, aga me ei tea seda. Ma loodan, et see ülesehitus sobib. Nii, katsun siis juba ühtlasi jagada ekraani. Ja hakkame siis jälle otsast pihta. Osad inimesed on seda juba korduvalt kuulnud, teavad väga hästi, aga ma usun, et on ka neid, kelle jaoks on see kõik uus. Ega katsun teha mitte minna liiga detailidesse. Detailidesse lähme siis, kui te küsite otse. SAIS-is on kategooria katsed, üldnimetus. See tähendab kõike, teste, vestlusi, kehalisi katseid, motivatsioonikirja, portfoolio esitamist, üldnimetus katsed.
kõik on sama ringi alt ja kui me hakkame siis nüüd looma katset. Üks konkursi seadistamise eeldusi ongi see, et kui konkursil on katse, siis katse tuleb ennem valmis teha, et teda saaks konkursi külge haakida. Selleks administraator või koolihaldur läheb katsete sakile, valib lisa uus, paneb katsele nime, nimetus paistab välja kõigile, paistab välja kandidaadile avaldusel, seega see nimetus võiks olla võimalikult selge ja konkreetne, et kandidaat saaks aru, eriti kui on ühe konkursi küljes mitu katset, et siis millise katsevestluse või hindamisega tal tegemist on, siis soovitan läbi mõelda selle sõnastuse. Ütleme, et meil on tegemist akadeemilise testiga. Kood on täiesti koolisisene ja see on klassifikaator, mis eristab juhul, kui teil on ühes koolis on mitu konkurssi, see kehtib eriti kutsekoolide puhul. Ja kui nimetus on kas sarnane või kattuv, siis kood peab olema unikaalne. Ja see on siis see, millega vajadusel saab ka siis neid väga sarnaste või ühesuguste nimedega katseid üksteisest eristada koolisiseselt seadistamiste tegemisel. Avalikkusele see välja ei paista. Katseliigiks saame praegu valida ainult vastuvõtu tingimuses. Eeltingimusena katse on tegemisel. Tõenäoliselt see aasta kasutusele ei tule, nii et seega sellest me ei räägi. Küll aga on võimalus katset hinnata kahte viisi, kas punktidena või arvestuslikuna. Arvestuslik katse käib siis selles mõttes, kas kandidaat ületas lävendi, saab jah või te ütlete, et ta ei sobi teile, ta saab ei. Ja nii lihtne see ongi. Hindamine käib ainult 2 kriteeriumi alusel, jah või ei. Põhimõtteliselt 1-0 süsteemis, kes saavad 1, saavad edasi, kes saavad 0, koguvad välja. Punktidega enamasti kasutatakse punkte, seega punktidega on natuke keerukam. On meil olemas ka ühiskatse, ühesõnaga katse jagamine erinevate õppeasutuste puhul. Sellest me räägime pärastpoole, kui on huvilisi. Kui täna on siin ühiskatsete huvilisi, siis räägime ühiskatsetest hiljem. Järgmiseks on oluline 2 kasti. Küsitakse, mis need on ja mida siia kirjutada. Lühiinfo avaldusele on see, mida kandidaat näeb avalduste esitamisel. Me pärast vaatame ka, kuidas see avaldusel välja näeb. Ma selle katse puhul praegu ei hakka kirjeldama, et mul on olemas näide. Ja teine variant on siis kirjeldus avalikku veebi. Avalikus veebis on konkursid näha kõigile, ka mitte sisse loginud kasutajale. Ütleme, vanaema läheb vaatama, ajakirjanik läheb vaatama. Ja siin siis võiks olla selline katsekirjeldus, et sihukene üldine, mitte midagi konkreetset, aga mis läheb lisainfo avaldusele, peaks olema siis pigem spetsiifiline, selle konkreetse katsega seotud, mida kaasa võtta, palju aega arvestada, millised riided selga panna, kui tegemist on näiteks kehaliste katsetega ja nii edasi. Ja mis on lubatud, kas kalkulaator on lubatud või mitte. Kogu sellise info võiks siis panna siia kasti avalikus veebis pigem siis korralduslik või sihukene üldisem info. Näiteks ka selle kohta, kui on seda tüüpi katsega tegemist, kus kandidaat ise ei saa valida aega, vaid aeg talle määratakse. Ja eriti, kui on seda tüüpi katse, kus kõik ei saa katsele, vaid ainult ütleme eelmise katse tulemusena või hinnete keskmise või millegi alusel määratakse siis ära, kes katsele saab, et siis see võiks ka juba avalikus veebis olla näha ja teada. Et näiteks kui ongi see, et lõpueksamite pingerea alusel lubatakse vestlusele 100 parimat, siis see on see koht, kuhu seda panna.
Testimisel väga soovitan läbi proovida ja kandidaadi rollis läbi mängida, et vaadata, kuidas see välja näeb, et info oleks õiges kohas ja selgelt arusaadav. Nii. Tüüpiline tähendab kohustuslikud väljad, mis iga katse juures tuleb täita, on minimaalne punktiskoor ja maksimaalne punktiskoor. See nüüd sõltub sellest, kuidas te seda katset hindate. Minimaalseks ei saa panna 0, aga kõige väiksem, mida siia saab panna, on 0,01. See tähendab seda, et kui ta on midagigi saanud, siis ta saab edasi. Nii. Siis katseaegu. Väga palju on küsitud, kuidas toimub katseaegade jagamine kandidaatide vahel. Katseaegade jagamiseks SAIS-is on mitu erinevat viisi. Saab lasta kandidaadil valida, saab talle määrata aja või saab teha ka sellise katse, mille puhul üldse aega küljes ei ole. No, see on nüüd motivatsioonikirja hindamine näiteks, et ta peab esitama motivatsioonikirja koos avaldusega. Selle kohta tehakse katse, katsele moodustub protokoll, aga aega kui sellist ei ole. Seega siis tulebki siis esimese asjana valida, kas meil on tegemist sellise katsega, kus on konkreetne toimumisaeg, on need siis 1 või mitu, või ei ole seda toimumisaega. Ja tegelikult veebikatse on sama, mis ilma kohale tulekuta, lihtsalt siin seadistuses on see, et saab panna, see on siis see, et antakse veebilink, kus sa pead minema midagi ära tegema. Ja samamoodi selle küljes ei ole konkreetset aega. Aga räägime edasi põhiliselt aegadega katsetest, mis on siis kõige tähtsamad. Kui me oleme valinud selle katsetüübi, on ta siis test või vestlus näiteks, kus on ette antud 1 või mitu toimumist, siis on veel järgmine kategooria, mida tuleb valida. Kas kool lubab kandidaadil endal kogu seadistatud aegade valikust valida endale sobiv? Kas kool lubab valida tal näiteks kuupäeva ja toimumiskoha? Neid koole on küll vähe või kelle puhul on see, et toimumiskohad võivad olla erinevad. Aga seda kohta ei ole siin juures oluline, et saab ka teha niimoodi, et lubatakse kandidaadil valida konkreetne kuupäev, aga täpselt kellaaega talle tema ise ei vali, vaid selle määrab süsteem. Selline seadistus. Või on siis see seadistus, kus kandidaadil ei lubata valida mitte midagi ja kõik määrab süsteem. Kooli poolt seadistatud ajad jagatakse kandidaatidele automaatselt välja, ilma et kandidaat ise sellega sinna sekkuda saaks. Selle koha pealt ütlen kohe, et kui kandidaadil aeg ei sobi ja ta võtab kooliga ühendust, siis koolitöötajal on võimalus see aeg muuta. Valida vabade aegade vahelt talle mõni teine aeg. Ja seda saab siis teha juba kokkuleppel kandidaadiga. Et kandidaat ise talle määratud aega muuta ei saa. Ja sellest selle määramise mõte ongi, et kui lubatakse valida, siis saab ta ka põhimõtteliselt ise otsustada. Nii, ja selle sama aegade määramise juurde räägin ära kohe ka siit kõige alumise kasti, ehk siis jaota katseajad automaatselt. Kui see linnuke on sees, siis tähendab see seda, et seadistatud katse, seadistatud ajad jagatakse kandidaatidele avalduse esitamisel kohe. Kui avaldus kas kandidaat esitab, meil on tegemist enamasti alaealistega, see tähendab, see on siis katseaja määramine toimub peale lapsevanema kinnitust.
kas kinnitab siis lapsevanem ise või kinnitab koolitöötaja. Ja nüüd uue määrustiku nõudel hakkab tulema ka selline arendus, see tähendab, kui jõuab kätte siis avalduste esitamine see viimane tähtaeg, siis need avaldused, mis on jäänud lapsevanema kinnituse ootele, määratakse automaatselt kinnituse saanuks ja neile määratakse ka katseaeg. Täna see testis veel ei tööta, aga see on meil arenduses, kuna see nõue tuli alles hiljem. Nii. Ja kui see linnuke ei ole sees, siis toimub niisugune lugu, et kandidaadid saavad avalduse ära esitada. Neile jääb avaldusele märge, et nende katseaeg on kinnitamisel ja ta jääbki nii kauaks sellesse staatusesse, kui koolitöötaja, haldusvastuvõtutöötaja, mis iganes õigused tal on, läheb ja määrab talle selle katseaja. Ja see on tehtud just selle jaoks, nende koolide jaoks, kes ei taha näiteks vestlusele lubada kõiki, vaid mingi kas testitulemuse või siis ütleme eksamitulemuste põhjal valitakse mingisugune hulk kandidaate, kes siis lubatakse järgmisele katsele. Ja sellest räägime järgmiseks, aga siin katse seadistamise juures veel on 2 võimalust. Kas kirjutada kõik ajad ükshaaval ehk valin aja, valin kuupäeva, lisan kellaaja. Ahah, mul on vale brauser, kas ta annab siin AMPM või ta ilusasti kirjutab välja näiteks 20.00. See sõltub brauserist, et hetkel ta meil nii on ja paraku. Nii, aga jätame ta siis praegu nii, sest see on lihtsalt kellaaeg. Kestvus, kohustuslik väli, et kandidaat teaks arvestada, kaua temal seal eksamil võib minna. Keel ei ole kohustuslik väli, aga valikus on meil eesti, inglise, vene. On üksikuid koole, kus tehakse üksikutele erialadele vestlusi näiteks ka mitte eesti keeles. Kui on mõnel koolil vajadus siia sisseastumiseksamile veel mingit 3., 4., 5. keelt, siis palun pöörduda kirjalikult ja siis me laseme selle juurde teha. Aga praegu teadaolevalt ei kasutata rohkem keelevalikuid. Ja see on oluline just selle jaoks, et kui on tõesti tegemist erilise kooliga, kus sisseastumisvestlus toimubki inglise keeles, et selle saaks kohe külge ära panna. Üldjuhul ei ole see vajalik, aga võimalus on. Nii, järgmine see on aadressilahter. Aadressilahter on vabatekstilahter. Siia saab kirjutada kõike, mida vaja. No, näiteks ütleme, et paneme siis ja annab kirjutada, mida vähegi vaja on. Ja see kovaldatakse avaldusel välja, kui kandidaadil on lubatud valida, siis tal võib see olla oluliseks, kui test või eksam toimub mitmes ruumis ja ruumid on erinevad, siis ta saab näha ka selle ruumi või selle kirjelduse, mis siin küljes on, aga ühtlasi saab esmainfo panna siia aadresslahtrisse. See ei pea olema klassikaline aadress, sest kui kõik teavad, et sellel koolil ainult üks koolimaja ongi ja kõik toimub niikuinii seal koolimajas, siis siia võibki täpselt nii kirjutada, et palun kõrvaltrepi kaudu sinna poole minna. Sama on linnaga, linn on vaba lahter. Oluline on ta siis, kui meil on seda tüüpi katse, kus saab valida mitut. Et kas
kandidaat saab valida, millises linnas ta sooritab seda katset teha või soovib. Kui seda pole oluline, seda ei pea täitma, aga võib, näeb ilus. Kohtade arv on väga oluline. Kohtade arvu ei tohi jätta tühjaks, sest muidu süsteem ei oska sinna kedagi määrata. Kui te ei tea, teil ongi ainult ühe ajaga katse ja teil pole aimugi palju siia inimesi tuleb, siis kirjutage siia lihtsalt üks hästi suur number. Ja ongi lihtne, siis ei saa ajad kunagi otsa ja kõik saavad registreeruda. See on siis variant, kuidas teha ühte üksikut aega. Teine variant, kuidas teha massiliselt aegu korraga, on, salvestan igaks juhuks vahepeal ära ja siis võtame uuesti muutmisele. Teine variant on genereeri katseajad. Katseaegade genereerimiseks võtan generaatori lahti, valin kuupäeva, ütlen talle, mis kell tuleb esimene kandidaat ja mis ajaks peab olema asi lõppenud. See on siis nüüd see, teine kellaaeg on see, millal asi lõpeb. Ühesõnaga viimase kandidaadi lõputähtaeg. Nii, ja nüüd ma jagan selle vahemikku tükkideks. Ütlen, et palun mulle igale kandidaadile arvestada 60 minutit. Nii, keel ja linn samamoodi vabatahtlikud, aadresslahter ka, kui kõik toimub kogu aeg ühes ja samas kohas, siis ei ole vaja seda täita, aga selleks, et kandidaadil oleks mugavam, on ikkagi hea, kui siia panna mingisugust toimumiskoha infot. Kohtade arv, nagu ennegi, väga oluline. Kui ma jagan selle nüüd siin 60 minutiteks tükkideks, siis ongi küsimus, kas ma luban iga tunni sisse ühe inimese või mul on, kutsun 5 inimest korraga, et teeme grupivestluse näiteks. Nii, ja genereerin selle valmis. Tulemuseks ma sain nüüd ajavahemikus 8 kuni lõpuajaga 16.00, nii nagu ma panin. Ehk algab 15, niisuguse portsu aegu, kus igale ajale lubatakse 5 inimest. Kui mul ajad on nüüd genereeritud, siis tuleb veel katse seadistamisel välja ära märkida siin mõned lahtrid. Kinnita protokoll päevade kaupa on olemas selleks, et kui mul on ühel ja samal katsel mitu erinevat toimumisaega ja ma tahan nendele, kes on juba ära käinud, tulemused varem teada anda, siis ma saan seda teha. Ei saa teha samal päeval ruumide kaupa, ei saa kellaaegade kaupa, aga kuupäeva kaupa saab. Et kes on ühel päeval käinud, nende tulemused saab juba ära avalikustada, kui teised pole veel käinud. Seda tuleb mõelda, kas teil on seda vaja. Nii, siis on meil lisaseade, annab kandidaadile õiguse anda teada, et ta ei osale katsel. See sõnastus ei ole väga ilus, aga mõte on selles, et kandidaat taotleb katsest vabastust. Tekib avaldusele sihuke kastike, kus ta saab katse juurde panna märke, et tema taotleb sellest katsest vabastust näiteks mingite eritingimuste täitmise eest. Kui see linnuke on sees, siis see kast avaldusel on. Kui linnukest ei ole, siis seda kasti avaldusel ei ole. Kandidaat seda taotlust esitada ei saa. Nii. Luba kandidaadil muuta katseaega töötab praegu niimoodi, et kui see on ainult nendele kandidaatidele või nende katsete puhul, kus oli lubatud kandidaadil ise aeg valida. Kui linnukest sisse ei pane, siis kandidaat oma esimest valikut ise ka enam hiljem muuta ei saa. Siis, et vastuvõtuperiood on lahti, ta võtab avalduse muutmisele, aga ta ikka seda muuta ei saa. Et sellisel juhul on mõistlik see sisse panna. Nii, siis järgmine valik, kuva katseaegade info avalikus veebis on soovituslik kasutada ainult sellisel juhul, kui on
vähe aegu, kas on üks kindel aeg või paar-kolm aega, millal kandidaadid siis peavad tulema oma katset sooritama, sest vastasel juhul see nimekiri, see risustab teie avalikku vaadet. Et pigem mitte, näiteks vestluse puhul ei ole seal mõtet, kui akadeemilist testi või ütleme ühiskatset või mingit muud asja tehakse ühel konkreetsel kindlal päeval, siis on see mõistlik sisse panna. Aga see, et vestlusel igaüks saab eri aja, et neid aegu kindlasti ei soovita avalikus veebis välja näidata, see ei näe hea välja. Nii, meeldetuletuse saatmine on väga tänuväärne ja soovitame kasutada ja katseaegade jaotamisest ma juba rääkisin. Nii, kuidas meil küsimustega on? Ja meil on küsimusi küll. Keegi tõstis käe ka, ma kohe püüan mikrofoni avada, et MK, kes sa tõstsid käe, kas sa saad küsida? Sa pead vist ise nüüd lahti tegema selle mikrofoni. Kas olen kuulda? Jaa. Tere, mina olen Merike Kaste, Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium. Tahtsin seda küsida, et kui Tartus on ühiskatsed, nagu sa Tiina alguses ütlesid, et kui on ühiskatsed, kas ma saan õigesti aru, et meil on 5 kooli, kes teevad ühiskatseid, üks on juhtkool ja üks kool siis on see, kes peaks selle katset asjad sisestama ja siis ta valib sealt, et jagada meiega või peab iga kool ise? Te olete täiesti õigesti aru saanud. Ühiskatsete puhul majandab katsega juhtkool ja kõik teised saavad ainult seda katset enda konkursile külge haakida. Ja kui mina haagin seda külge, ütleme, et meil on 3 katset ja mina kasutan 2 katset, siis ma haagin 2 katset külge. Kui teil nii on see tehtud, jah? Okei. Siis on mul veel üks küsimus, et kui seal edasi olid teil ka kriteeriumid, mida te eelmine kord näitasite. Ja kui oli jutt sellest, et kriteeriumideks, kui me soovime, et alla 50% eksami tulemus ei saa konkursile, siis ei ole see enam mitte siis eeltingimus, nii nagu üleval pool seal oli näha, vaid on siis vastuvõtutingimusena tuleb ta panna. Ja seal oli siis selline koht, et kas siis põhikooli eksamite summa või? Kas te saaksite seda korraks rääkida? Kui te soovite välja filtreerida eksami tulemuste põhjal, siis ta võib olla ka eeltingimus, sest mis on eeltingimuse ja või vastuvõtutingimuse vahe on see, et eeltingimus ongi ainult jah-ei. Kas said läbi või ei saanud läbi. Vastuvõtutingimus annab punkte. Kas ma saan õigesti aru, et siis eeltingimus, kui ta on saanud alla 50% punkte, näiteks meie võtame kõik 3 põhikooli eksamit, siis ta enam konkursile edasi ei saa? Jah, kui eksami tulemused laekuvad, siis süsteem automaatselt kontrollib ja filtreerib need välja, kes teie tingimusele ei vasta ja nemad saavad staatuseks konkurentsist väljas. Selge. Ja kui on kriteeriumiteks ka põhikooli eksami tulemused, olid teil siin olemas täiesti, mida ma mängisin, ja me võtame kõigi 3 põhikooli eksami tingimusega, siis tuleb kasutada seda, mida te eelmine kord rääkisite, et 3. valiku puhul kõik eksamid tuleb loetleda siis. Kas see või see või see või see? See on üks võimalus. Teine võimalus on see, et me teeme keskselt valmis selle kõigile kasutatava kriteeriumi, mis ongi niimoodi üles ehitatud, et matemaatika kindlasti, eesti keel kindlasti ja siis ülejäänutest võta see, mis on. Väga hea. Seda meil on praegu vist on selline testkeskkonnas, seda ei ole. Ja seal on see, et kõik ühekaupa ja puudulikud hinded lõputunnistusele on ka kõik ained ühekaupa tuleb lisada, sellepärast ma seda küsisingi. Aga tuleb siis see võrre. Et tuleb see, et saab kõik korraga. Jah,
Me teeme valmis need kriteeriumid, kuna selgub, et neid päris palju kasutatakse, siis saab nii, et peaadministraatorina teeme valmis ja on kõigile koolidele kasutatav, et ei pea te ükshaaval neid sinna lisama. Sinna vaatama. Selge, aitäh, mina sain vastused. Tänan. Aitäh, nüüd on päris mitu küsimust meil chatis juba vastatud, aga on üks küsimus põhikoolide poolt, et mis on nende roll selles SAIS-is, et kas esimese klassi katsed ka tulevad SAIS-i, et ma saan aru, et esimese klassi katsed Tiina ei tule, on ju? Ei ole sellist plaani praegu. Põhikooli roll on toetada 9-ndikke sisseastumisavalduste tegemisel. Just, et meil oleks hea meel, kui ka põhikoolid oleksid selle SAIS-iga nii-öelda sõbrad, sest õpilased, kes sinna peavad oma avaldusi sisestama ja kellel on probleeme, et siis koolis oleks vähemalt üks inimene, kes seda SAIS-i tunneb ja oskab neid vajadusel siis nõustada. Nii, Merike, kas te tahtsite uuesti midagi küsida? Jaa, ma tahtsin ühte asja veel küsida, mis ma eelmine kord ka küsisin. Nimelt HTM-i kodulehe peal on nõndanimetatud korduvad küsimused ja vastused. Ja seal ütleb seda, et kui me kasutame põhivastuvõtul, kasutame teste, tulemusi, siis neid samu asju ei tohi lisavastuvõtul kasutada. Antud hetkel me ju ei tea, kas tuleb lisavastuvõtt või tuleb, me ei kujuta üldse ette praegu seda. Kuidas siis on, kas neid võib kasutada, ei või kasutada ja kas siis seega tuleb nagu uus vastuvõtt, millal siis teha uuesti? 30. juunil, kui põhivastuvõtt lõpeb. Minul on see segane, ma ei saa sellest aru. Küsimuse esimesele poolele mina praegu vastata ei saa, see on küsimus sisuosakonnale. Et kas neid tulemusi võib kasutada või mitte. Tehniliselt on see võimalik, aga kui miskipärast seal see info on, see tuleb üle kontrollida. Nii, lisavastuvõtuga on selline lugu, et kuna vastuvõtukordasid ei tohi hiljem muuta, siis tuleb teil vastuvõtu korra kirjeldamisel ära kirjeldada ka lisavastuvõtt, mis jääbki siis selle klausliga, et lisavastuvõtt avatakse juhul, kui põhivastuvõtus jääb täitmata kohti. Ja täpselt nii ongi. Ajapiirid on antud nii, et te peate lisavastuvõtu avama hiljemalt 15. juulil, võib varem. Ühesõnaga avaldusi peab saama esitada 15. juulist ja kõik tegevused peavad olema lõppenud augusti lõpuks. Kas võib lasta ka seda, et avaldused on, ütleme, 1. kuni 5. juuli, sest lähtuvalt kooli iseärasusest puhkuste perioodid algavad. Algab tõsine küsimus, kuidas seda organiseerida. Rohkem piir ei ole. Kohe, kui põhivastuvõtt lõpeb, te võite avada lisavastuvõttu, nii kui on selgunud, et jäi 2 vaba kohta, panete konkursi püsti. Tuleb 2 avaldust, aga selle te peate läbi mõtlema enne. Te ei saa seda mängida siis, kui see aeg on käes. Kas seega tuleb kohe programmeerida sisuliselt koolil nagu 2 vastuvõttu, siis põhivastuvõtt ja järelvastuvõtt, kas SAIS-is ära? Selles mõttes järelvastuvõttu te ei pea seadistama, kui vabukohti ei jää. Aga te peate arvestama sellega oma vastuvõtu korra kirjeldamisel. Ma korra täpsustan, et siin on ilmselt mõte selles, et õpilane peab enne seda vastuvõtuperioodi alguses teadma, et kuidas on põhivastuvõtt. Just seda ma mõtlengi. Jah, et kui on järelvastuvõtt, et mis juhul, kui jääb vabukohti, mis kuupäevas, mis keskkonnas, mis tingimused ja selleks peab minul tehniline pool valmis olema. No hea on, kui on valmis. Sest kui loota selle peale, et vabukohti ei jäägi, siis No me loodame seda, aga ma küsingi seda, et juhul kui, sest juulikuu on ju see, kus inimesed puhkavad, mul peab see programmeeritud juba siis SAIS-is ka juba olema valmis igaks juhuks. Väga mõistlik oleks ta valmis kirjeldada, teil on aega selleks, siis kui põhivastuvõtu avaldused muudkui laekuvad ja siis veel vastuvõtu tegevusi ei toimu, et siis teil on aega kirjeldada SAIS-is oma lisavastuvõttu.
ja kui Aga siis ei siis- jäägi vabu kohti, siis te Mhm. lihtsalt ei vajuta seda nuppu ja ei aktiveeri seda ja ongi kõik. Aga kust kohalt see tuleb siis vastuvõtt 1 ja vastuvõtt 2 või kuidas see tuleb teha siis? Nimetuse panete ise. Okei. Ei ole otsest reglementi, et see peab olema lisavastuvõtt või täiendav vastuvõtt või vastuvõtt vabadele Okei. kohtadele. Nimetuse panete ise jah, aga ta peab olema vähemalt siis tegelikult nüüd on ta kõigile arusaadav, sest kuna vastuvõtuperiood on ühtne, et ongi see selge. Ja mis on veel on see, et põhivastuvõtu kuupäevad on väga selged ja paigas ja kõigile ühtsed ja me teeme ühtse vastuvõtuperioodi, mida kõik koolid saavad külge haakida ja ei pea üldse mõtlema selle peale, mis numbrid seal kirjas on. Aga lisavastuvõtuperioodid peate ise seadistama. Täpselt nii nagu teie kooli kord. Mõtlete täpselt, kuidas on puhkuste ajad ja nii edasi, et selle järgi teete. Aga suur aitäh! Luban teistel ka küsida. Nii, nüüd on tulnud siia chati mõned küsimused, mis ei ole veel vastust saanud. Kas vastuvõetud õpilaste andmeid saab eksportida EHIS-esse, õpilaste ja vanemate andmed stuudiumisse või e-kooli? SAIS-il on olemas võimalus andmeid välja anda ka üle XD, aga minu teada ei EHIS või vabandust, ei e-kool ega stuudium ei ole valmis neid vastu võtma. Kes on kutsekoolid, tahvlikoolid, teavad väga hästi, et tahvlisse vanast SAIS-ist andmed lähevad ja hakkavad minema uuest ka täiesti automaatselt. Praegu on võimalus ainult Exceliga välja võtta ja kui te saate Exceli enda süsteemi üles liita, ütleme e-kooli või stuudiumisse, siis sealt kaudu. EHIS-esse jõuavad vastuvõetute andmed läbi õppeinfosüsteemi, mitte otse SAIS-ist, sest vastuvõtu käskkirjad tehakse õppeinfosüsteemides. Ja selle käskkirja tegemine on selle aluseks, mitte SAIS-is otsus, et oled vastu võetud, vaid koolijuhi käskkiri on see, millega siis andmed vastu võetakse ja seda käskkirja ei tehta SAIS-is, sellepärast ei saada me ka otse SAIS-ist EHIS-esse andmeid. Nii, nüüd ongi selle tahvli kohta ka küsimus, et palun täpsustage, kuidas toimub uue SAIS-i ja tahvli vaheline andmevahetus pärast vastuvõtu otsuse tegemist. Millised vastuvõtu andmed liiguvad automaatselt tahvlisse ja millised eeldused või seadistused peavad kooli poolt olema täidetud, et andmete ülekandmine toimuks korrektselt? Põhimõtteliselt mitte midagi, sama nagu vana SAIS-iga. See liidestus on praegu tegemisel, ta ei ole veel hetkel valmis, testida seda ei saa. Aga SAIS 3 katsume teha samamoodi, nagu oli SAIS 2. Ja esialgu rohkemat ei saa, kui tulevikus on vaja veel mingeid andmeid lisaks liigutada, siis saame pikemas perspektiivis arendusi juurde teha. Aga esimene aasta saab olema jah, et põhiandmed lähevad automaatselt samamoodi, et tahvlist algatatakse see tõmbamine ja koodid peavad klappima. Muud ei olegi. Nüüd on Rita Marits siia kirjutanud, õpilastel on 9. klassi lõpueksamina ka eesti keele mitu varianti, eesti keele emakeelena või teise keelena, et ma täpselt ei saa aru, mis see küsimus on, et kui Rita tahaks seda küsida ise oma häälega, et siis palun tõstke käsi ja me saame teie jaoks mikrofoni avada, et jah, kohe, üks moment. Et nüüd, kui te ise võtate oma mikrofoni hääle peale, siis saate küsida. Aitäh. Siin lihtsalt ütlesin seda märkusena sinna juurde, et kui on räägitud sellest komplektide tegemisest, need lõpueksamite komplektid, et kuidas neid hindeid tõmmata. Et siin tasuks siis tähele panna, et ei ole ainult eesti keele emakeelena ja matemaatika kohustuslikud, et meil on see eesti keele teise keelena variant ka. Aitäh tähelepanu eest, tähelepanu juhtimisest, võtame selle arvesse. Aitäh. Kui ühiskatsetel on juhtkool, kas siis info, mida kõik need koolid näevad, on sama oma kooli konkursse puudutav eelduslikult või on juhtkoolil laiem vaade? Juhtkoolil ei ole laiem vaade.
kõik koolid näevad oma konkursse, oma kandidaate. Ainuke, mida juhtkool rohkem näeb, juhtkool näeb kõiki kandidaate protokollis. Ka neid, kes tema kooli ei kandideeri, aga kes on ühiskatsega seotud. Ta näeb neid ja ta peab neile sisestama tulemused. Midagi rohkemat juhtkool ei näe. Kas kõik vastuvõtud peavad käima läbi SAIS-i, ka üksikud hilinejad, näiteks need, kes kandideerivad septembris või liituvad septembris? Ei. SAIS-is toimub määruse järgne põhivastuvõtt ehk siis põhivastuvõtt maist 1. aprillist kuni 15. maini võetakse avaldusi vastu ja lisavastuvõtud vastavalt kooli korraldusele, mis peavad olema lõppenud 31. augustiks. Kui on tegemist sellise kooliga, kuhu õpilasi tilgub pidevalt juurde, siis ei ole keelatud teha septembrist alates üks konkurss püsti ja lubada kandidaatidel sinna ka avaldusi esitada. Aga see ei ole vajalik, sest enamusel koolidel aasta jooksul tuleb 1-2 inimest. Seega ei toimu mingisugust konkurssi ega mingisuguseid niisugusi vastuvõtutegevusi nagu põhivastuvõtus. Ehk siis väljapool vastuvõtuperioodi, ehk siis 1. septembrist kuni 1. märtsini võite võtta õpilaste avaldusi täiesti SAIS-i väliselt ja kanda nad otse oma õppeinfosüsteemi. Kuidas on liidestus Arnoga? Tegemisel. Praegu rohkem ei ütle. Kas süsteemis on olemas ka staatus ootel juhus, kui keegi loobub? Kui vastu võetakse X arv, kellel algselt staatus vastu võetud ja siis ta loobub ning mingi arv vastu võetutest, kas siis saab kohe pakkuda nii-öelda ootenimekirjas olevale kandidaadile? Jah, kui kõik vastuvõtutegevused on tehtud, siis lähevad need kandidaadid, kes on lävendid ületanud, saavutanud positiivsed tulemused, kõik kandideeriv staatusesse. Eeldatavasti on need kandideeriv staatuses inimesi oluliselt rohkem kui neid, kes vastu võetakse. Esimesele satsile tehakse pakkumine ja kui sealt esimestest keegi loobub, siis on sealt kandideerivate nimekirjast kohe võimalus pakkuda järgmisele. Ja seda saab teha ka grupi pakkumisena, et kui te kasutate seda nuppu pingereas, et märgi kandideerivad vastuvõetavaks, siis ta pakub kõik need kohad, mis parasjagu on vabaks jäänud järgmisele samale hulgale. Aga on võimalus ka täiesti ükshaaval otse pakkuda. Ott Ojaveer on käe tõstnud, et ma avasin mikrofoni ja palun saate küsida. Ja just täpselt Ott Ojaveer, mina olen saatuse tahtel, sellel aastal on Treffneri gümnaasium Tartus juhtkool. Ma tahaks täpsemat vastust saada seostest Arnoga, et see vastus, et on tegemisel, on natukene selline mitte midagi ütlev. Et kas see siis saab või see ei saa? Me väga loodame, et saab. Ma võin, kui sobib paari